Viimasel ajal räägitakse meile palju paratamatusest, otse kui oleksime sisenemas mingisse fatalismi ajastusse. 10 miljonid inimesed on maailmas liikvele läinud ning et nad ka meie maale jõuavad, olevat paratamatus, mille vastu pole mõtet võidelda. Tuleb lihtsalt leppida uue reaalsusega, sest kusagil on meie jaoks juba kvoodid valmis seatud ja kontrollarvud ette antud. Justkui moslemite traditsiooniline sundabielu, kus lapspruut peab leppima kokkuleppega, mis üle tema pea on korraldatud. Kuidas küll on üks iseseisev riik muutumas objektiks, kellel oma otsustusvõime kas päriselt puudub või siis ei pea ta millegipärast võimalikuks seda kasutada. Kuidas on juhtunud, et üks ideoloogia suudab end sedavõrd kehtestada, et surub ühiskonnale peale lausa enesehävituslikku poliitikat. Inimeste muredele ja hirmudele vaadatakse läbi sõrmede, kuigi need on igati põhjendatud. Ei ela me ju suletud maailmas. Teave elust avatud migratsioonipoliitikaga riikides on jõudnud ka meieni. Kuigi sellest eelistatakse vaikida või salatakse koguni maha, saab üha selgemaks, milliste soovimatute tagajärgedeni viib vasakliberaalse ideoloogia rakendumine tegelikkuses. See on vaid hirm, mis inimesed sallimatuks muudab. Püüavad migratsiooni edendajad asja pisendada, otse kui oleks hirm midagi tühist ja tähtsusetut. See olevat vaid mingi suuresilmne eelarvamus, millest vabanemiseks tuleb lihtsalt silmad kinni pigistada. Sisuliselt tähendab see aga probleemi eiramist, sest põhjust õigustatud hirmu tunda on küll ja küll. Pruugib vaid heita pilk sellele, mis toimub nii nimetatud sallivusriikides. Miks peaksime seda sama ka siia Eestisse tahtma? Vaid sellepärast, et teatud ideoloogia seda meile peale surub. Asi on paraku liiga tõsine, et lihtsalt käega lüüa ja järele anda. Tehke, mis tahate. Praegune minnalaskmine muudaks meie kõikide elu. Meie lapsed ja lapselapsed saaksid elama hoopis teistsuguses Eestis. Hiljuti Tallinnas toimunud konverentsil esinenud Rootsi narkopolitsei juht Lennart Karlsson pidi tunnistama, et üha kasvav lõhe ühiskonnas rootslaste ja immigrantide vahel on tekitanud nii Stockholmi kui ka Göteborgi äärelinnades niinimetatud nulltsoonid, mida nimetatakse ka no-go aladeks, kuhu politseinikud ei taha vabatahtlikult minna. Politsei ei oma seal mingit territooriumit. See on väga ohtlik olukord. Selle leevendamiseks korraldatakse sinna politseireide. Need piirkonnad on täiesti metsistunud. Kui politsei saabub sinna, siis korraldatakse neile rünnak. Inimesed on rõdudel ja loovivad pudeleid ja Molotovi kokteile ning suuri kive alla. See on nagu sõjatsoon. Sellele probleemile ei ole lahendust, see on lahendamatu, pidi komissar tunnistama. Probleem on tegelikult selles, et need inimesed ei tunne, et nad kuuluksid ühiskonda ja oleksid selle osa. Nad ei usalda ei politseid, haridust ega kogu süsteemi ja lisaks sellele ei maksa nad ka mingeid makse. Nad elavad ise nii, nagu tahavad, nad tulevad sellisest ühiskonnast ja neil ei ole mingit teadmist demokraatiast. Väga paljud immigrandid ei saa aru, miks peaks maksma makse. Hiljaaegu viidi nende hulgas läbi uuring, milles küsiti, kust see raha tuleb, mida nad saavad. Vastus oli, et raha tuleb Euroopa Liidult. Seega nad ei tea või siis ei taha teada, kuidas ühiskond töötab. Nad ei suutnud luua seost, et Rootsi inimesed teevad tööd, maksavad makse ja just sellest neid toetatakse. Nende ühiskond on kardinaalselt erinev meie omast, pidi komissar tunnistama. Ühiskond Rootsis on praegu väga polariseerunud. Tegelikult on meil Rootsis 2 eraldi ühiskonda. Tema arvates oleks kohe alguses pidanud paika panema teatud reeglid immigrantide jaoks. Meil Eestis
oleks selleks veel võimalus. Aga nagu Burka juhtum näitas, sõidab sallivuse teerull igasugusest algatusest midagi ette määrata juba eos üle. Ei mingeid reegleid, las tulijad kehtestavad end ise, kuidas paremaks peavad. Muidugi ei lahenda Burka keeld kõiki neid probleeme, millest Rootsi politseikomissar rääkis, kuid see oleks esimene samm õiges suunas. Kui sul aga ei lasta teha esimestki sammu, siis ei liigu sa kokkuvõttes mitte kuhugi. Meil isegi ei arutleta selle üle, milliseid reegleid tuleks üldse kehtestada. Kui aga mõni arglik katse selles suunas tehaksegi, vastatakse sellele avalike mõnitustega kõige kõrgemal tasemel, nagu minister Ossinovski sokkide ja sandaalide juhtum näitas. Igaühele on ju selge, et Burka moodustab vaid jäämäe veepealse osa. Reguleerimist vajavad ka väga paljud teised küsimused. Kas ja kuidas keelata sundabielud? Mismoodi võidelda naiste ümberlõikamise vastu? Milliseid probleeme tekitab meie ühiskonnas moslemite mitme naise pidamise traditsioon? Aga aumõrvad, mis siin seni päris tundmatud on? Kui aga mõnes mošees hakkavad ilmnema radikaliseerumise ja šariaadi seaduse propageerimise märgid, kas ollakse valmis sellele reageerima? Või annab usuvabadus kui euroopalik väärtus fundamentalistidele vabad käed radikaliseerumiseks, ilma et meil oleks mingit õigust sekkuda? Ilmselt valmistatakse meil ette Rootsi stsenaariumit, lubada ühel platsil mängu erinevate reeglite järgi. See oleks sama hea, kui lasta kokku jalgpallurid ja võrkpallurid. Ühed on nördinud, et teised puudutavad palli käega. Teised aga imestavad, et vastased võivad vabalt nende väljaku poolele tulla. Spordis ei saa läbi ilma kokkulepitud reegliteta. Nii võiks olla ka elus, et enne määrame, mis mängu me mängida tahame ja milliseid vahendeid kasutada võime. Aga pärast arutame, mis mäng meil tegelikult välja kukkus ja kes reegleid rikkus. Ega lapsedki asjata oma päevi mänguga täida. Mäng, see on ideaal elu, aga tegelikkuses leidub ikka reeglite rikkujaid. Seepärast on mängus oluline koht kohtunikul, kes korra majas hoiab. Kuid nüüd tahetakse luua olukord, kus iga ühiskonnaliige rikub reegleid, sest igaüks, kes peab kinni oma reeglitest, rikub sellega teiste omi. Ebakindel ühiskond, mida me oma kontrollimata usaldusega oleme sel kombel tekitamas, tähendab elukorraldust või õigemini korraldamatust, kus vastuolud ületavad harmooniat. See on täis vastuolude pinget, mille leevendamine on aga pikk ja raske protsess. Ei maksa imestada, kui mõned löövad sellises olukorras igasugustele reeglitele käega. Tulemuseks on anarhia ja kaos, nagu Rootsi komissar sellest rääkiski. Reegleid, millest tuleks eelnevalt kokku leppida, on aga ohtrasti, rohkem kui oskame arvatagi. Mõni võib esmapilgul tunduda tühine, aga tihti võivad ka väikesed arusaamatused saada suurte erimeelsuste põhjusteks. Eesti reaalsuse asendamine moslemite reaalsusega või nende võrdsele alusele seadmine võib tekitada pingeid pea igal sammul ja kõige ootamatumates kohtades. Kas lubada loomade tapmist eriti piinaval viisil, nagu moslemite kombed seda ette näevad? Kas need loomakaitsjad, kes selle barbaarse kombe vastu välja söandavad astuda, kuulutatakse rassistideks? Nii mõneski lääneriigis on tekitanud probleeme see, et moslemid on asunud mürgitama koeri, kes nende meelest on ebapuhtad olendid. Vahest tahaksid meie inimesed juba ette teada, kas ja kui karmilt seadus nende neljajalgsete sõprade kaitseks välja astub. Omaette küsimus on muidugi terrorism. Küllap mõistab igaüks, et migrantide saabumine terroriohtu ei vähenda, vaid suurendab. Praegu tuleb aga leppida vaid lapsiku lohutusega,
et kõik moslemid ei ole terroristid. Muidugi ei ole. Aga see ei tähenda ju seda, nagu poleks terrorismi olemas. Mida rohkem moslemeid meie maale end sisse seab, seda suuremaks kasvab siin ka islami terrorismi oht. Seda ei saa keegi eitada. Või ei tohigi enam kasutada sõnapaari meie maa. Vahest riivab see jälle kellegi tundeid. Me elame siin omal maal, oma harjumuspärases ühiskonnas, otse kui tasakaalustatud ökosüsteemis. Me ei taha, et meid ära aetaks või ohustataks. Me võime küll oma ökosüsteemi muutustega kohaneda ja häiringute järel selle terviklikkust taastada, aga me ei lepi, et seda tahetakse õhku lasta või maha põletada. Ent asi liigub sinna poole, et varsti jõuame taolisse üksteise mõistmise puudusse, mida võiks nimetada juba mõistmatuse poolkõrbeks. Siis piisab vaid sädemest, et põlenguni jõuda. Kui meie meedia ja meie arvamusliidrid ajavad jõuliselt sellist poliitikat, mis vähendab ühiskonna stabiilsust ja turvalisust, siis ei tasu loota, et see laia toetust leiaks. Pigem võib praegust olukorda nimetada vähemuse vägivallaks enamuse kallal. Oma ideoloogia kõrgemale tõstmine ühiskonnas valitsevatest meeleoludest ja tõekspidamistest ei saa ka lõppeda heaga. Sotside eriti võitluslikku hoiakut nähes peab tõdema, et ilmselt ei hooli nad sellest ja on valmis ka halba valla päästma, andmata endale aru, mida see endaga kaasa toob. Ma ei tea, kas enam on võimalik astuda sammukest tagasi, et kõik need asjad omavahel selgeks rääkida, või on juba hilja. Lõhe ühiskonnas on liiga laiaks venitatud. Peale sonnitud vaidlus teemal, kes on rassist, kes aga õilishing, tähendab sisuliselt igasugusest otsustusõigusest loobumist. Sündmustel lastakse lihtsalt kulutulena levida, ilma et me toimuva suhtes seisukohtagi oleksime suutnud võtta. Abinõude väljatöötamisest rääkimata. Kas me sellist püssi põõsasse viskamist ikka tahame?